Tere tulemast kuulama Puhkake juttude 37. episoodi. Maikuu viimases osas ja ka selle kooliaasta viimase täisnädala episoodis liituvad minuga ikka Matjas ja Jakob. Tere! Tere! Tänane episood on, intervjuu on siiski olemas meil, teist hoolime, loodame, et te ka meist hoolite ja followte meid Instagramis @puhkakejutud, subscribe'ite meile YouTube'is, samuti Puhkake juttude nimelt ning followte meid Spotify's ja Apple Podcastis, kus on meid väga mõnus ja mugav kuulata. Kõik on leitav descriptionist. Just nii. Jaa. No, meie jutt on ka siiski mõnivõrd. Siin viimased nädalad asi võib-olla aeglustub, aga õppetöö kiirustab ikka tagant, mis seal ikka, mis me juttu tahame teha. No, järjekordselt. Kooli kohta liiga palju meil juttu ei ole, meil mõningad üritused ikkagi juhtusid või toimusid siis. Nagu näiteks saalihoki õpsid versus õpilased finaal. Jee! Juhu! Kas keegi meist käis üldse vaatamas seda? Ei. Jah, sest mina ei käinud ja Andreas ma vist ka ei käinud. Ei. Jah, kuidagi väga kiire oli olnud. Tegelikult ma ei tea, kas oli isegi kiire, aga väga ei soovinud vaadata seda igatahes. Aga Andreas meil teab, kes võitis seega, kui nüüd trummipõrin ja Andres ütleb. Ei, sa ei pane mind niimoodi tanki, ma ei tea, kes võitis. Mis mõttes? Okei, viskame münti. Õpetajad panid ikka aasta lõpuks asja kinni. Nojah, arvestades õpetajate taset võrreldes õpilastega. Oota, kas õpilastel oli segatiim? Jah. Aga siis võisid õpilased ka vabalt võita, sest nagu õpilastel on suht palju häid mängijaid. Nagu mingi... kas 12-ndikud mängisid või? Ma arvan ikka. Finaale siiski. Viimane kord, kui sa saad siin treffis panna õpsid vastu. Okei. Ei, siis võis suht tasavägina olla isegi. Ei tea. Me oleme siin mingi SafeBet kontor, paneme oma konfitsendid ära. Õpetajate konfitsent on suht madal, sest et Kikatolo paneb ikka heivokaid ristnurka, et... Ja ta ikka laob neid. et siin nalja ei ole, Ei pea kohal käima, et teada seda, Jah, oleks pidanud nagu võib-olla vaatama seda. Aga... Nojah, ma loodan, et mina loodan isiklikult, et õpilased võitsid, aga kunagi ei tea. võib-olla enne nagu oleks võinud üle küsida kellegi käest, kes võib-olla vaatamas käis seda, et kes võitis, aga jah, on nagu on. Jah. Ja mina sain aru, et Andres teadis, kes võitis, aga ei kes. Oota, äkki on kuskil üleval või? No kusagil ikka, ma arvan, on, aga kas me jõuame üles otsida selle, see on nüüd õige küsimus. Ma ei tea, teeme small talk'i nii kaua nagu. Ja ajame veidi juttu samal ajal. Teate seda Käpartit või? Käpart? Mis see on? Ei tähendab... President tunnustas Stenbocki majas väga häid õpilasfirmasid ja ka meie Treffneri kooli üks õpilasfirmadest oli esindatud, kui ma ei eksi. Tunnustatud oli nad kindlasti. Wow. Tõepoolest. No, aga kas kumbki teist teab, mis asi nagu see Käpard päriselt on või? Jaa, nii palju, vist on nüüd see, et nad teevad, nagu te teate, tehakse lemmikloomadega nagu maalinguid, nagu kehamaaling, et nad nagu kastavad mingi lemmiklooma käpa värvi sisse ja siis panevad sellele luuendile, mis iganes see on. Jaa, seda ma tean. Seda nemad teevad vist, aga varjupaigas olevate loomadega, kassidega, loomadega. Ja siis nad vist, ma ei tea, rohkem ma ei tea. Minu arust neil, kuna neil oli õpilasfirma, siis nad minu teada ka, nad tegid nagu kotte või siukseid asju. Võib-olla, jah. Ja siis niimoodi müüsid, aga see oli mitte turunduslik, mis iganes MTÜ. Tulunduslik. Jah, et see
kõik see raha, mis nad vist teenisid, läks otse tagasi varjupaika, kui ma ei eksi. Nii et väga viisakas sooritus nende poolt. Ja ma ütleks, et kiitmist väärt lausa. Tegid sükest toredat asja. Jah, väga süke loomade sõbralik. Jah, väga loomasõbralik üritus. Miks ainult varjupaika nagu nendega? Kas see mõte oli seal taga, et okei, no muidugi me võiksime nad podcasti kutsuda, aga suvi tuleb peale, ehk siis mine tea. Igastahes, mis see põhimõte seal taga on, et varjupaigad saaksid raha siis ikkagi sellest? Ma arvan küll, jah. Või nagu rohkem tähelepanu pannakse sellele, et on ka varjupaikades loomi. Jah. No kui loogiliselt mõeldes, siis jah, kui nad andsid kõik tulu andsid varjupaigale ja no nad valisid ka varjupaiga, neil ei olnud see, et nad hakkasid tegema ja siis tekkis see idee, et aga toetame varjupaika, või neil oligi, ma arvan, kohe algusest peale see idee, et noh, niimoodi me saame varjupaika toetada ja UPT ära teha põhimõtteliselt. Nii et ma arvan, et see oli kohe algselt planeeritud niimoodi. See on nagu mõte oligi, süke varjupaika toetada ja midagi sellist. No ka meie siin Puhkake juttude podcastis tunnustame teid selle hea teo Eestis. Just nii. Suur kiitus teile kõigile. Tublid olete. Ja veel peaksime tunnustama Matjast, kes tõuseb hommikul, laupäeva hommikul, mis kell see tõuseb? Ma pakun, see tõuseb 6 üles meil. Jah, või no ma üritan. Miks? Sest et tantsupidu, jee! Ei, okei, põhimõtteliselt on... Me rekordime siis reedel ja laupäev, pühapäev on siis Kagu-Eesti tantsupidu. Või noh, laupäev on proov ja pühapäeval on siis Intsikurmu laululaval või tantsu, või no mis iganes Intsikurmus Põlvas on tantsupidu. Ma ei oska midagi muud öelda. No te lähete tantsutaldadega siis sinna, jah, ma saan aru. Jah. Kas te olete nagu pidanud, noh, või kui kaua te olete nagu reaalselt harjutanud mingi kindlaid tantse või kas te olete mingi kindlaid tantse pidanud harjutama või mis seal tantsu peal nagu, mis seal toimub? Pole varem käinud. No terve see aasta, mis me siin oleme, õppisime, no vaata, kuna tuleb ka Tartumaa tantsupidu on ju järgmine nädalavahetus, siis me õppisime ka selle jaoks, aga jaa, me õppisime, meil on 3 tantsu ja neid õppisime ja nüüd saame kõik oma raske töö panna või noh, näidata seda ja see on nii tore. Aga mingi tantsupidudel tehakse ju neid mingi kujundeid ka või mingi asju nagu noh, suurtest võib öelda vist inimkettidest tehakse nagu no mingi, ma ei tea, mis iganes rahvuslikke mustreid, et kas teie osalete ka nende tegemises või see on kuidagi mingi täiesti teine asi? Ei, see on õige, aga ei, ja me osaleme vist, tegelikult ma ise ka ei tea täpselt, nagu me osaleme, ma olen aru saanud veel täpselt nagu, see on kõik suht segane nagu, aga jaa, seal on okei, põhimõtteliselt seal on naisterühmad, siis seal on nagu põhikooli lapsed, siis on nagu täiskasvanud ja siis on nagu C-rühmad ja siis seal on siuke asi nagu proloog ja finaal ja siis nende kahe ajal vist tulevad siuksed nagu kujundid siis sinna lavale või noh, jah, platsile ja seal meie osaleme ja ma ei tea tegelikult, jah, ma oletan, et tuleb küll mingi kujundus, jah. Tulge vaatama, tegelikult ärge tulge palun. No selle aja peale, kui see välja saab, on läbi ka meie pidukene. Jah, ei, aga nagu, saad aru, see lubab terve nädalavahetus vihma. Nagu, ja nagu mitte vähe vihma ja meil on nagu hommikust õhtuni proovid. Ikka muru peal, eks ole. Jaa, väga ikka muru peal. Ja, mõnus, siuke, jah. Metsa sees. Pole hullu, puu pea kohal, nagu... Kukub sulle pähe pole miskit teha. No jah. Mis Eesti mehel ikka? Jah, ega me suhkrust tehtud pole. No vat noh, me pole mingid papist poisid. Ei, aga see on... Ei, aga mõtle oma esivanemate peale.
nemad tantsisid samuti vihma ja rahe käes. Nad tantsisid siis, kui lumi ka maas oli. No mõtle. Ei, see on faktiliselt korrektne, sa ei tea lihtsalt. Okei, ma nüüd ei ole nii kindel selles, aga... No, ole küll. Ei, no ma... Ole ikka. Ja ei olen, ja. Ja, õige. Minu esivanemad siin tantsisid, tead, oma jalad ära. Tantsisid oma jalad ära. Ma ei tea, noh. Ei, väga õige suhtumine. See saab huvitav olema ja kella 9-st kella 3:10 proovid. No võt. Aga harige mind veel natukene. Sa ütlesid, teil on Kagu-Eesti tantsupidu. Sa tahad öelda, et meil on siis 8 lõunaga ilma Kartlamanust. Äkki on meil Kesk-Eesti tantsupidu ka, siis kindlasti Paide lastele seal midagi tegevust. Palju kui tihti, mida toimub? Üldlaulu, üldtantsupidu on ka midagi? Järgmine aasta. Tead, Kesk-Eesti tantsupeost ma ei ole küll kuulnud. Nagu see Kagu-Eesti oma natukene suurem. Sinna kutsutakse nüüd nagu vist ma ei tea, kas nüüd üle Eesti, aga nagu Lõuna-Eestist rühmad kohale, kes siis saavad tantsida. Ja muidugi mingi Paides on ka mingi oma väiksed tantsupeod, ma arvan, oma mingi koolilastega, aga ma ei usu, et seal on mingi a la Tallinnast mingid vennad kohal, et nagu seda ei ole. Aga siin on pigem jah, nagu Lõuna-Eesti rühmad ja koolid ja mis iganes organisatsioonid veel nagu. Et siin nagu Tallinnast ei ole. Aga on ka Tartumaa oma, mis siis tuleb järgmine nädal. Neid, ma ei teagi, neid ei ole vist tegelikult nagu ülitihti. Kagu-Eesti oma on võib-olla iga aasta, aga üldlaulude ja tantsupidu on iga 5 aasta tagant või? Jah, peaks olema. Jah. Jah, ja Tartumaa oma, ma ei tea. Kultuurselt haritud siiski. Väga õige, siis kui tantsida tahab, tuleb kokku tulla. Jah, ei, no me teame seda, et see mingi aja tagant toimub. Mingi mõne aasta aja tagant ja mida rohkem mul ikka teada vaja on nagu. Jah. Selle mingi promo hakkab aasta aega enne seda asju pihta, nii et otseselt pole vaja teada isegi. Aus. Jah, just. Ei, aga jah, saab tore olema. Ja su häälest on tunda, jah. Jumala eest, et ma bussi peale jõuaks ainult, See on kõige tähtsam, Hoiame pöialt sulle. Reaalselt, Kui lihtsalt ma kujutan ette nagu mingit kõne või midagi, et kuule, tead, ma jäin bussist maha, et mis saab? Kui nagu oletame, et ma jäin bussist maha, mis siis nagu juhtub? Ja, mis nagu, ma olen peal, aga nagu kui ma peaksin olema maas. Kui ma juhuslikult. Jaa, see on hea mõte. Ja ma kirjutan talle praegu, Ubele praegu, et kuule, et mis siis juhtub, kui ma bussist maha jään, et plaani ei ole, aga äkki unustate maha või midagi. Jah, mitte et nagu nagu võimalust, see on nagu suht nagu ole. Väike vist, aga kui ma peaksin jääma bussist maha, siis mis juhtub? Te lasete maha, okei. Ei lase maha. Maha ei lase, ta lööb sul põlved sisse. Jah, lööb mu põlvelukud puruks lihtsalt. Ahah, niimoodi sa käitudki siin, jah? No jah. Selline sa meil oledki siin, jah? Ei, aga tore vihma ja pidu ja... Jah, saad kogu experience'i saad kätte. Ja. Saad ennast eestimaiselt tunda. Saan Põlva kooli aulas magada põranda peal matratsiga. Opa! Oi, see on alles kinnitus praegu. See on... Ma loodan, et sulle antakse mingi pool tühi matt ka. Ei, ma õnneks ise oma matti tooma. Oma matratsi pidi ise kaasa võtma ja ma ostsin endale uue. Nii et kui see on katki,
see mingi varastatakse ära reaalselt ma ei võta ma ei julge seda pakkigi lahti võtta lihtsalt, sest et ma kardan, et kui ma selle välja võtan, see läheb kohe katki, siis ma lähen sinna ja lihtsalt hommikuks on see täiesti tühi. No eks me siis hommikul saame teada. Jah. Jah. Ei, aga jah, väga vahva. Jah, väga lahe. Tantsu, esmaspäeval tahan näha sind väga rõõmsana, aga jah. Ei, vähemalt sa teed sporti. Ja teed, kes veel sporti teevad? No. Need, kes sõidavad Tour of Estoniat rattaga. Tartus on mingi rattasi ka, Andres, äkki teed rohkem? Meil Mattiasega täna täpselt enne podcast on väike kogemus sellest. No, mina ei tea, rääkigi. No siuke Teneti film type beat oli, et kõigepealt istume seal kooli ees, tuleme just koolist välja. Munga tänavast üks tänav linna poole, ei tea nüüd nimetust, aga sealt siis sõidab sireenidega punasinine vilkurikka ka peal, et me ei näinud, kas tal sõitis keegi ees, ikka rõvedalt plästib oma seda, vilkureid. Me mõtleme, et okei, ta sõidab mingi 50-ga, ta ikka ajab kedagi tagaprolli, järgmine hetk sõidavad siuke 2 mootorratast mööda ja siis me mõtleme, et okei, asi on tõsi, nad on kesklinnas mootorratastega. Ja siuke 30 sekki me lihtsalt vahime üksteisele otsa, ei saa aru, mis toimub, sest see nagu mindi auto ikka lärmas. Ja seejärel tuleb siuke 2, vähe, mingi 30 sekundid rattureid lihtsalt, siis me saame lõpuks aru, mis toimub. Ja siis tuli veel autosid ja veel lärmamist. Ja kalgus oli lõbus. Ja me olime nad rääkisid ka veel nagu kuulda oli, et nad sinna, mis mingi megafon või ma ei tea kuhu, aga nagu sinna nad rääkisid. Ja siis ma olin nii segaduses, ma olen nagu, keda nad taga ajavad praegu nagu siin mingi aia vahel, nagu jumala eest, kes see siin sõidab, on ju. Ja siis need 2 mootorratturit kerge, ma olen mingi, oota, kas keegi varastab politsei auto ära või nagu, mis toimub, et me mõtlesime reaalselt, et politsei auto pandi pihta ja mingi 2 ja reaalselt, rolleritavõttega teda. Ja 2 venda mingi mootorratastega sõidavad mööda või nagu järgi lihtsalt, et kuule, tõmba kõrvale. Ja siis me vaatasime neid rattureid ja me lihtsalt oleme mingi, vaata, kas Tartus toimub midagi praegu või? Kas te ei ole näinud siis neid no mis asjad need on, nagu aiad on püsti pandud igasugu teedel nagu. Ei, jaa, aga nagu ma lugesin, et Eestis tuleb mingi maailma suurim laste rattamaraton. Maailma suurim laste rattamaraton. Eestis neid lapsi on palju vist. Ja siis ma mõtlesin nagu, et miks on laste, nagu et okei, et autoteedel panevad. Mingi kamp lapsi tuleb, ment sõidab ees lihtsalt 50-ga, et nagu nad ei jõua järgi talle ju vaata. Sportlikud lapsed, Aga täitsa täiskasvanud mehed olid oma rataste peal ja tagant tuul oli lihtsalt. Ei nagu, ma olin nii segaduses nagu. Aga ei. Täitsa usun, Tore, et Eesti on meil selline sportlik riik, jah. Kunagi ei tea, mis juhtub. Aga nagu ühtegi plakatit ei ole üleval või? Ma ei ole ka näinud tegelikult. Nagu, linnas mingi plakateid ega selliseid asju. Nagu ma kujutaks ette, et kui sul on nagu siuke üritus, siis sul on mingi plakatid. Aga ju siis mitte. Ai, kes sul pole plakateid vaja, kui terve, mis see Raekoja platsist sinna kaubamaja poole on mingi aedadega kinni kaetud lihtsalt. Ja aga kus ma peaksin teadma, mina arvan jälle mingi laste maraton, ma ei tea, Oligi, tagant tuul. Kujuta ette nagu, ega nagu mõtle tegelikult maailma suurim ja laste rattamaraton. See ei saa Eestis olla ikka. Oota, minu arust oli Postimees mingi artikkel, ma vaatan, kas ma leian haritlaskond arutlemas laste maratoni kohta. Nagu ma tõesti tahan faktiliselt nagu korrektne podcast siiski. Postimees. Ma kunagi ammu lugesin, et äkki ei ole seda enam siin. Vast oli ära, vast veel tuleb, ei tea kunagi. Jah.
Lähme nii kaua järgmise teema juurde. no nüüd liigume küll koolist välja veidi, aga siiski on tegemist gümnaasiumiga, kes on koostöös ka Hugo Treffneri gümnaasiumiga. Gümnaasiumiks on siis Miina Härma gümnaasium. Seal toimus siis, tänasel kuupäeval, kui me rekordime, ehk 27. mai, siuke väga huvitav üritus, kuhu hetkeseisuga kuhu lõppude lõpuks jõudsin meist 3 ainult mina. See üritus oli siis, sellel oli isegi event Facebookis, mille nimeks oli Titaanide heitlus. Väga vahva üritus oli. Põhimõtteliselt, mida see endast kujutas, oli, et 2 härmakat, üks, veidi kogenenum poksija kui teine. Nad otsustasid, et pulli pärast teevad mingi pikema vahetunni ajal ühe poksimatši. Ja see on neil juba traditsiooniks muutumas, et 2 aastat järjest oli siis see Titaanide heitlus. Seekord muidugi korralduse poolest ma võin öelda, et oli parem. Seal Härmas mul endal sõpru ka on, nii et sain nende käest ka pärida, et eelmine aasta ma küll kohal ei saanud käia, aga videoid ma nägin ja nii edasi, nii et see aasta tundus parem olevat. Nii taseme, nii poksimistaseme kui ka korralduslikul poolel. Nii et väga lõbus oli. Jaa, lahe. Mul on liiga palju küsimusi, ma ei tea, kus alustada nagu. Ma mõtlen ka nagu, see on... Ei, see on päris huvitav, jah. Ma nagu, ühest käest, nagu respekt sellele, seal oli üks Robin ja üks Oskar, kes nagu poksisid. Oskar, ta on nagu, ma ei tea, kas ta on nüüd olnud Eesti meister oma vanuse kategoorias või ta on olnud lähedal Eesti meistrile, aga ta on siiski väga hea poksija, Eesti standarditel vähemalt. Ja eelmine aasta siis, kui see Robin läks heitlema, siis võib öelda, et ta oli käinud poksimistrennis võib-olla 2-3 nädalat. Nii et, seda oli näha, tal oli kiiver siis peas, tal nagu, väga ei toiminud. See aasta, aga ta on siis, ma eeldaksin, et ta on nüüd siis kokku käinud mingi aasta ja midagi peale. Nii et see aasta ta suutis nagu teha ka midagi, ta ikkagi, võitles vastu, ta pani ikka normalt mingi jääbe ja konkse, pani sellele Oskarile. Nii et areng on märgatav. Ja see, et ta julgeb isegi minna sellise peaaegu et maailma või Eesti meistriga nii-öelda üldsegi nagu ringi sisse astuda ja siis nagu poksida. Et see minu arust mingil määral kas nõuab palju lollust või palju kiitust. Et 1-2. Jaa. Täitsa nii. Ei, ma ei oska kommenteerida seda olukorda lihtsalt. Nagu see on nii absurdne. Kari peaaegu täisealisi lihtsalt noorukeid tõmbab ringi ja ütlevad, viskame kindad kätte ja... Ei, ma võin kinnitada, et ainult täiskasvanud seal ei olnud. Kuna, Miina Härma gümnaasiumis, seal hoones siis on nii algkool, põhikool kui gümnaasium, vist isegi lasteaed, siis algkooli õpilasi oli näha seal suhteliselt palju. Ja ma sain mingi snappi ja siis ma lihtsalt vaatan, kuidas seal on väiksed lapsed esireas vaatavad seda nagu. Väiksed lapsed esireas vaatavad seda. Ei, minu lemmik oli see, kui Essa round algas. See, Vile vist oli, ma ei mäleta, igatahes kuidagi ta algas ja asi, mis ma kuulen, on need väiksed lapsed, nad olid nagu minust täpselt minu vastas täpselt nagu üle selle boksiringi. Ja ma kuulen, kuidas mingi väike laps lihtsalt hüüab, et tõmba tillist teda, kisu teda tillist. Ei. Ja reaalselt. Ja ta oli mingi maks 4. klass. Kõige rohkem 4. klass. Oh my god. Ja ma nagu, see oli suht naljakas, aga... Missugust pettumust sa pead oma vanematele valmistama? Ei, ma võin kinnitada, et ma
või noh, kas just kinnitada, aga ma arvan, et ma olin ka umbes sarnane, kui mina olin. nagu sa õpid hästi, aga sa paned oma lapse mingi nii-öelda oma aja eliitkooli ja siis ta tuleb koju ja räägib, kuidas ta karjus, et tõmba teda tillist mingi poksimatši all, ma ei saa. Ei, see ei ole tõsiselt võetav. Nagu parim osa oli see, kui ma olin oma Härma sõpradega seal ja siis ja siis vaatame rahulikult sinna, Härma nagu hoone jääb meile selja taha ja siis see sõber mul keerab ümber, ütleb, et oi näed, vaata, õppealajuhataja tuleb ja siis see õppealajuhataja jumala nagu ta ei teinud midagi, ta lihtsalt tuli vaatama, nad vist filmisid ka oma telefonide ja kaameratega seda poksimatši nagu õpetajad ja siis kõik vaatasid seda, jumala naljakas oli. Ma lihtsalt mõtlen, et nagu oletame, et mingi seal parklas toimuks mingi poksimatš treffis, vaata. Sisehoovis või? Ja. Jumal küll, nagu the scenes, nagu mis seal toimub. Või toimuks isegi. No seal, kui paned kellegi magama, ta jääbki magama seal telliskivide peal lihtsalt. Munakivi, ei? Munakivi, vabandust. Jah. Igatahes, jah, väga mina nautisin seda. Nagu viimane round oli siuke, et need viimaseid raunde kutsutakse nagu championship roundideks, eks, et seal on põhimõtteliselt kõik otsustatud, et kas kõige tõenäolisem, et keegi lüüakse nokki seal. Ja see Oscar sai päris lähedale, ta pani mingi 5 konksu sellele Robinile järjest põhimõtteliselt, nagu paremad konksud, need olid kõvad löögid. Ja ükskord ta pani ikka nii normilt, et see Robin nagu, näha oli, et ta hakkas vaikselt kukkuma, aga tal ei olnud piisavalt jõudu siis, või selle löögil ei olnud jõudu taga piisavalt, et ta päris nokki ei löönud. Ja siis muidugi ma arvan, et see Oscar veidi halastas ka, et et ta ei läinud kohe järgi talle, et ei läinud uuesti mingi peksma teda. Mõtle nüüd, siin lüüakse kooli, terve kool, pluss Treffner, pluss veel mingid inimesed kuskilt, ma ei tea, Poiskast, igalt poolt, näevad, kuidas siin lüüakse nokki lihtsalt. Mingi live-streamid asjad. Ja siis kõige parem on see, et mingi väike laps läheb koju peale kooli ja läheb, emme issi, teate, mis täna koolis juhtus? Mingi poiss löödi nokki või vähemalt kõik karjusid niimoodi, knock out. Imps on mingi, mis sul seal koolis toimub, Ema küsib, poisu, mis sul täna koolis toimus? Mingi poiss löödi nokki. Kui ma sain täna matemaatikas 5 ja keegi löödi nokki. Jälle see kuradi telefon. Jälle see kuradi telefon. Lapselt võetakse telefon ära käest selle pärast. Ei, väga, minu arust oli pullüritus, aga ma mõtlesin, et boksimine võiks lõbus olla, aga siis mul tuli meelde, et ma pean ise ka pihta saama, nii et vist Ei, ma tahaks teada nagu lastevanemate reaktsiooni sellele, et mingid last nagu pekstakse lihtsalt, nagu boksimatš on nagu kooli ees, keegi ei peata seda. Ei tea tõesti, ma arvan, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga see on ka kuidas kellele. See on ikka naljakas tegelikult. Täitsa on, jah. Kui Härma gümnaasiumist rääkida, siis on meil tänaseks külaliseks ka inimene, kes on Härma gümnaasiumiga tihedalt seotud olnud. Külli Rootsi tervitab teid stuudiost. Täna siis stuudios on meiega liitumas Külli Rootsi. Teie olete siis koolivalvur. Hetkel, jah. Jah. Et alustame siis kohe, et miks just koolivalvuriks? Koolivalvur oli nagu juhus, sest mina ei saanud haridust ega ei kasvanud selleks, et saada koolivalvuriks. Aga kuna minu õpetajakarjäär sai otsa ja koolil oli inimest vaja ja minu poole pöörduti ja siis ma ütlesin, miks mitte ja nii ma olen 3. aasta siin praegu. Mainisite, et olite enne õpetaja. Jah. Ja mina olin õpetaja alates 1970. aastast kuni aastani 2018 vist. Ja miks minust õpetaja sai, kui te küsite, miks ma valvuriks sain, siis see ei ole väga huvitav vastus, miks ma õpetajast sain. See oli sellepärast, et ma läksin õppima inglise keelt. Ja miks ma läksin õppima inglise keelt, see oli sellepärast, et
siis oli aasta 1965, kui ma lõpetasin keskkooli ja ühiskond oli, meie ühiskond siin oli täiesti kinni, keegi ei pääsenud edasi ega tagasi, sisse ega välja ja siis on ikka tunne oli, et kui sa oskad inglise keelt, et siis on Inglismaa sinu ees lahti ja Ameerika on sinu ja sa lähed giidiks ja sa reisid ja sa näed inimesi. Ja kui me kohale jõudsime sinna ülikooli, siis meil tehti esimese nädala jooksul selgeks, et te kõik saate õpetajaks, ärge üldse unistage. Ja ma ei liialda, aga tüdrukud nutsid, sest keegi ei tahtnud saada õpetajaks. Vaat nii sai minust õpetaja. Aga minul ei olnud selle vastu midagi pärast. Õpetasite kus? Kõigepealt läksin Härmasse. Sellepärast, et need olid need aastad, kui Härma hakkas üles ehitama oma inglise keele, kuidas peab ütlema, inglise keele kooli. Ja järjest tuli klasse juurde, järjest oli juurde inimesi vaja. Ja siis ma olin seal nii, et alates 70. kuni 96. olin ma Härmas. Ja siis oli niisugune tunne, et kuna mul oli põhiliselt olid mul nagu väiksed lapsed, kes on väga toredad, mida midagi pole öelda. Aga väga kauaks, sa isegi kauaks jäin ühe koha peale. Ja kuna siia oli jälle vaja inimest, Selmer Jõgi võtsis mind üles ja kutsus mind. Ja siis ma tulin siia, see oli 96. aastal. Nii et te puutute päris palju ju absoluutselt kõigiga kokku. Et kas teil on mõni lemmik õpilane? Absoluutselt. Igal õpetajal on lemmik õpilane. Kas teil on? Ja muidugi. Ma ei ütle, kui on praegu lemmikõpilane, sest mul ei ole praegu üldse õpilasi. Aga aegade jooksul muidugi mul on olnud lemmikõpilased. Aga puutute ka kõigi õpetajatega kokku, et lemmikõpetaja on teil ka? Te mõtlete kolleegide hulgast? Jah, kolleegide hulgast. See on ikka nagu räägid, oled mõnega nagu rohkem seotud ja kui ma olin seal üleval me ütlesime tuvikong, sest seal olid tuvid vanasti. Enne kui see kool sai suure remondis, olid seal tuvid ja see oli kõik tuvisõnnikud täis, nii et need teie ingliskeele kabinetid, need on kõik puhtaks roogitud. Ja see seltskond, mis meil seal oli, see oli fantastiline kooslus. Et see oli siis viimases lõpus oli siis Markus Hildebrandt, Katrin Ojaveer, Helen Köhler, Ülli Roostaja, mina ja siis oli veel Prantsuse ja Erika Hunt oli natukene hiljem ja siis oli veel Tiina Niitveli Heinamaa. Ja meil oli väga tore, meil oli eriliselt tore. Okei, aga te olete siis väga pikalt töötanud Treffneris nii õpetaja kui ka valvurina nüüd, et mis on kõige huvitavam asi, mis kogu selle aja jooksul juhtunud on siin koolis? Need huvitavad asjad on nagu kõik seotud õpilastega. Et kui sa küsisid, et kas mul on lemmikõpilasi, jah, muidugi on olnud, ma ei ütle, kes need on muidugi, aga samas on olnud ka lemmikrühmi. Et kui ma tulin siia Treffnerisse, ma sain 5 uut rühma. Muidugi uut. Ja see oli niisugune totaalne kaos minu jaoks, sest ma ei tundnud kedagi, mul ei jää näed meelde, mul ei jää nimed meelde, mul ei jäänud meelde õppematerjalid, kõik olid teised, mul ei jäänud meelde, kes õppis millise õpiku järgi. See oli kohutavalt raske. Aga ma mingi aja pärast hakkasin aru saama, et üks rühm on väga kena. Ja see oli väga kena rühm ja sellest, kui me räägime lemmikutest, temast sai minu lemmikrühm, eks ole. Aga neid lemmikrühmi on veel olnud. Ja kuna küsimus oli, et kas on mingi huvitav seik rääkida, siis mina olen lugude rääkija. Minule meeldivad lood. Ja nüüd ma räägin loo, mis oli jälle ühest lemmikrühmast, kuhu ma läksin esimesse tundi. Ja ma tavaliselt teen esimese tunni niimoodi, et ma räägin natuke iseendast. Räägin, kus ma tulen ja kus ma olen ja kaua ma siin olen ja siis ma räägin, et ma mängin tennist ja niisugused asjad ja siis ma natukese aja pärast ütlen, et ja nüüd palun
küsige minu käest, mis te tahate teada oma õpetajast. No reeglina te ei julge midagi küsida. Aga mõni siiski julgeb, mõni, kes tahab ennast näidata. See on ikka niisugune etendus kõik, eks ole. Ja siis oli seal üks poiss, pikk poiss, kena poiss. Ja tema ütles, et ma arvan, et ma olin siis 50. Ja tema ütles, et mina olen alati arvanud, et inglise keele õpetajad peaks olema noored õpetajad. Ja mina ütlesin, et sul on absoluutselt õigus. Mina arvan täpselt seda sama. Ja sellest rühmast, nagu ma ütlesin, sellest rühmast sai meie kooslus oli niivõrd hea selle rühmaga. Me saime nii palju naerda, me naerasime pisarateni teinekord. Ja nad õppisid, nad tahtsid õppida. Ja siis nad olid juba lõpetanud ja see noormees, ma läksin oma lapselapsega, kes on väga ilusti tüdruk. Ma läksin temaga poodi ja seal poes oli see noormees pandud mingit telereklaami või ma ei tea mida müüma, ta juba õppis kuskil. Ja ta pidi seal müüma, ta oli juurde, ma sinna juttu natuke. Ja siis ma rääkisin oma lapselapsele, et sa kujuta ette, et kui ta tuli siia kooli, kuidas ta esimese asjana küsis või ütles, õpetaja peaks noor olema, inglise keele õpetaja. Ja lapselaps ütleb ka, issand, kuidas ta niimoodi võis öelda. Aga nali on selles, et see lapselaps läks õhtul klubisse, ta oli juba nii vana. Ja see noormees oli see klubis ja kuna mu lapselaps oli nii ilus tüdruk, siis ta astus talle juurde. Ja siis ta ütles selle lapselapsele, sa kujuta ette, mis ma ütlesin su vanaemale esimeses inglise keele tunnis. Ja ma ütlesin, et ta peaks noor õpetaja olema, aga mitte 50-aastane. Ja lapselaps ütles, oi, et mõtle, kuidas sa niimoodi ütlesid. Aga mulle see lugu meeldib. Sellepärast, et see koostöö oli meil nii tore selle rühmaga ja selle sama noormehega oli nii tore. Et seda on lihtsalt armas meenutada, kuidas nagu asjad muutuvad, väärtused muutuvad. Vaat see on niisugune lugu. Aga kas seda võib ka lugeda üheks toredamaks asjaks, mis teie tööajal on juhtunud? Tööajal või? Toredamaks asjaks, jah. Sa mõtled nagu karjääri mõttes? Ütleme üleüldse nagu kogemusest, et inimesed või mingi üritused või et... No kõige suurim asi, mis võib-olla oli siin Treffneris, et ma sain nagu vilistlaskogu tunnustuse, ma sain nagu elutööpreemia öeldakse selle kohta. Ja sellega ma käisin Portugalis, mis oli väga tore reis. Aga toredad asjad on jah, ikkagi kõik seotud nagu õpilastega ja kolleegidega muidugi. Aga mis on kõige halvem või siis jubedam asi, mis on juhtunud terve teie karjääri jooksul siin? No kõige jubedam asi oli, kui Treffner põles. Sest enne seda oli põlenud ülikool. Ja seda ma mäletan, kuidas ülikool põles, et rahvas oli kõik ümber, kõik vaatasid, kuidas ülikool põleb, see oli õudne. Siis kui ma olin ülikoolis just lõpetanud. No see oli paarkond aastat enne siis. Aga Treffner ka põles ja see oli ka õudne. Sest see oli nii vana maja. No siin olid juhtmed kõik igal pool ja kõik see läks nagu väga kiiresti. Ja siis ma mäletan, kui me tulime kõik kooli pärast seda tulekahju. Ja kõik hakkasime koristama. Ja siis tulid vanad õpetajad, pensionärid, vanad õpetajad, kes tahtsid näha, kas nende õppematerjalid on säilinud, mis on hävinud, kas on midagi võimalik taastada. Ja siis nad taastasid siin, siis nad kõik tegid siin uut ja vana. Ja füüsikud tassisid, nemad said, füüsikud ja keemikud said nagu kõige suurema laksu. Ja füüsikud tassisid oma asjad sinna keldrisse, mis läks nagu hoovist, läks üks kelder. Ja seal nad siis istusid ja sortisid oma asju. Madis Reeman oli seal, elektrit muidugi ei olnud, ma ei teaks siis, mis küünlaga olid või. Ja siis oli niimoodi, et Madis unustas ennast sinna istuma. Ja Valvur ei teadnud, pani kõik uksed lukku ja Madis ei saanudki välja. Ja istus öö läbi keldris. Aga siis tulid ka õpilased. Ja õpilased tulid ja neid ei kutsunud keegi, sest et ei olnud siin kellegi aega istuda telefoni otsas ja hakata õpilasi kokku kutsuma. Aga õpilased tulid ka. Ja siis pesime kõik need koridoride seinu ja lagesid ja
ja siis ma ütlen, elektrit ei olnud, midagi ei olnud. Ja siis toodi pirukad ja keedeti teed ja niisugune ühesõnaga see oli niisugune kasvamise aeg jälle, kuidas kollektiiv kasvas kokku, nii õpilased kui õpetajad. Aga kool on nüüd väga ilusaks saanud. Väga ilus. Tõesti väga hästi ehitati uuesti ülesse. Okei, lähme natukene rõõmsamate teemade juurde tagasi, et nüüd on sisseastumiskatsete aeg ja sisseastumisvestlused ja suvi tuleb ja siis tulevad uued kümnendikud. Et kas teile toob nagu naeratuse näole, et uued üheksandikud tulevad siia sisseastumisvestlustele ja katsetele, et võib neid kohata eelmine aasta? Ma vaatan, kui nad siia tulevad, vestlustele ma näen, kui nad tulevad. Ja siis ma mõtlen, et vaesed lapsed ei tea, millest ennast mässite. Sellepärast, et üks väga õpetav lugu jälle, mul lugu, oli sellel sügisel. Üks noormees, ma ei mäleta, kus ta oli 10 või 11 või kus klassis ta oli, võttis dokumendid välja ja mina pidin talle nagu nad kätte andma. Ta tuli nagu hiljem õhtupoolikul kunagi, kui teise enam ei olnud. Siis ma küsisin ta käest, et mis siis juhtus? Et sa lähed nüüd ära poole pealt, eks ole, et mis siis juhtus? Ja siis ta ütles mulle, ma tulin eliitkooli, sellepärast ma ütlesin, et siin lihtsalt kulgeb iseenesest. Aga et see oli ikka väga vale arvamine. Ja vaat nii ongi, et nad tulevad ja mõtlevad, et siit saab hea hariduse, see on tavaline lause. Kui nad inglise keeles on education teema, eks, siis on küsid kõigest, miks te siia tulite? Sa oled Tannelinnas, miks sa ei läinud sinna Petersoni? Miks te siia tulite? Aga siit saab hea hariduse. Aga kui sa hakkad neile seda head haridust andma, siis on neil kõigil 4 jalga vastu. Siis nad ei ole nõus sellega. Miks nii palju nõutakse, miks nii palju õppida on, miks nii palju kontrolltööd on. Kõik on väsinud, õpetajad ja lapsed on nii väsinud. Millest nad väsinud on? Ei tea. Vaat seda ma mõtlen, et te tulete jah, aga katsuge vastu ka pidada. Suurem osa saab siin peab vastu. Jah. Aga nüüd hiljuti, meil on siiski koroona veel, aga enam sellest nii palju ei räägita, et teie muidugi lõpetasite nüüd enne koroonaaega õpetamise ära. Aga mis teie arvate nendest muudatustest, mis on tulnud siis koolile või koolisüsteemi, et digitaliseerumine ja distantsõppe ja... Ei see oli paratamatus. Et seal pole midagi, nagu see on ikka õudne, ma mõtlen. Et kui ma lugesin neid õpetajalistis ja inimesed jagast oma kogemusi, mida nad tegid ja mismoodi, kus keskkonnas nad olid ja et ma mõtlesin, issand jumal, kuidas nad seda kõike hakkama saavad ja kuidas nad seda kõike oskavad, aga see oli nagu jälle koostöö ja jagatud rõõm. Aga selge on see, et see ei sobinud osadele õpetajatele, see ei sobinud ja osadele õpilastele see ei sobinud. Minu arust oli õudne. Kuidas teil oli, te saite puhata? Ei mina pääsesin ära sellest, mina läksin enne pensionile, aga ma ei kujuta ette, et ma oleks sellega hakkama saanud. Üks asi on see, et sa annad nendele ülesanded ja saadad üles ja paljundad tekste ja see kõik on nagu väike asi. Aga kõik see, et sa teed seda Zoomi klassiruumi ja siis paned, ma ei tea, mida kõik. Meil on siin mõned külalised astunud kooli sisse, et üks tuntud on siis Erki Hüva. Teda võib vahepeal kohtuda, et mis teie mõtted on, kui ta peaukses sisse astub? Vaata, mina neid natuke kardan, neid hüvasid. Selles mõttes, et nad on ettearvamatud, eks ole, niisugused inimesed. Ja minul oli ka temaga üks intsident ainult. Ja ta oli nagu must juba mööda lipsanud. Ja ma ütlesin, oi, kes see nüüd oli, ma jooksin järgi, ja ma katsun nendega, ma ei hüppa neile peale kunagi, ma ei põruta neile midagi, sest ma ei tea, mis sealt vastu võib tulla. Aga ma olen väga viisakas ja ma ütlen härra nendele. Ja ma ütlesin talle ka, et kuulge härra, et kuhu te nagu plaanite praegu minna. Ja mul on seal teisele korrusele, ma tean, seal on, ma ei tea midagi,
ma ütlesin, et ei saa sinna minna, et see uks on lukus, seal on üritus, sina ei lasta mitte kedagi. Et te peate praegu ära minema, et lähme, ma näitan teile, kus te välja saate. Ja ta kuulas sõna ja ta tuli minu järel välja. Aga esimesel nädalal, kui ma olin siin valvuriks, see on natuke kõhe õhtul, sest mõttes, et kell 5 läheb kott pimedaks, eks ole. Tulin kuskil oktoobris vist. Kell 5 läheb kott pimedaks ja maja kõik on pime ja noh, tahab harjumist. Ja äkki ma vaatan, minu klaasi ees on mees, suur mees. See oli mu oma viga, ma ei olnud pannud välisust kinni. Ja suur mees seisab seal rahulikult niimoodi ja räägib midagi. Ja nad kõik mõtlevad, et kui nad läbi klaasi räägivad, õpilased samamoodi, et ma kindlasti kuulan neid, ma ei kuule. See võtab kõik hääle kinni. Ma tulen välja, vaatan. Ja ta räägib midagi ja ma ei saa aru, kas see on eesti keel, vene keel või inglis keel. Aga viinahais käib üle pea. Purjus. Ja mis ma teen temaga siis nüüd, eks? Ja siis ma ütlesin talle, et jah, härra, et ma saan aru, mida te mõtlete, aga praegu, et ma näitan teile, kus on väljapääs, et oleks targem, kui te nagu praegu ära lähete. Ja tema ikka räägib, kuna mina ütlen jah, et ma kuulen teid, et lähme ikka sinnapoole ja ikka suundada sinnapoole, aga mis siis, kui ta ei lähe, eks? Mis siis, kui ta ei lähe? Ja ikka nagu suundada sinna väljapoole, no tema ikkagi läheb, aga siis see väike esik, mis seal on, seal keerab ringi, laskub põlvili, tõstab käed niimoodi minu poole ja ütleb, ma armastan Eestimaad. Ma ütlen, jah, härra, ja räägime sellest järgmine kord, palun. Ma teen teile ukse lahti ja läks minema ja ma panin ukse kinni ruttu. No, niisugused lood juhtuvad. Kummitused. Kummitustest rääkides, Hugo Vaim on meil siin suht suur teema. No, ma tahaks näha, kes ütleb, et ta teda näinud on. Ma just tahtsin küsida, et ei ole näinud. Ei ole näinud, ei. Ma tahaks tõesti näha kedagi, kes on, kõik räägivad, aga... No see on niuke hea teema lihtsalt. Laulu sisse panna ju. Natukene ei hirmutada õpilasi. Aga te rääkisite enne, et te pälvisite esimese inimesena hea kolleegi tiitli Puuga Treffneri gümnaasiumis. Oi, ei. Ei. Ei, mina kindlasti ei pälvinud esimesena. Mina andsin esimesena tiitli üle. Oota, aga miks ma siis sain selle? Jah, kuidas ma sain selle? Mina ei tea. Ma ei mäleta. Äkki ma olen tõesti esimene siis. Aga kui mulle siis andis, aga see Villi Rooste andis mulle selle siis järelikult. Teie olete esimene. Jah, võis tõesti olla. Ma isegi, no näed nüüd. No näete. Ja. Et mis te arvate, olete hea kolleeg? No me kõik tahame head olla ju. Ega siis keegi ei tule siia tööle ja keegi ei tule siia õppima selleks, et hakkame nüüd halb olema. Ikka tahame head olla. Jah. Räägime natukene valvuritöös ka, et teil on päris pikad töötunnid tegelikult. Te tulete ju hommikul ka ja... Ei. Te tulete õhtupoole. Praegu tulin. Praegu tulite just. Pool. Aga siis teie lähete nagu õhtusse pigem, et mis te siis teete? Kuidas te nagu need töötunnid on kujunenud? Kas te saadate mõned õpetajad ära ka või räägite nendega enne, kui nad ära lähevad? Mõtled, et surun igaühe kätt ja... Ei, no igaühe kätt ei suru, aga mõtlen, et äkki mõni toredam õpetaja tuleb sinna, siis räägite paar sõna enne ära. Ikka tajavad juttu, kes tulevad. No paljundamas käivad kõik ju. Ja tulevad ikka läbi ja ikka saab juttu ajatud aga noh, eks see töö on nagu võtmed, igasugused. Kes tahab siia ruumi, kes tahab sinna ruumi, siis pead meeles pidama, kes nad on ära läinud sealt juba, kas seda lukku pandud või ei saa. Ja miks see nii tähtis on, et saaks lukku pandud? See on sellepärast tähtis, et õpilased, ma arvan, et täiskasvanud võivad sama asja teha, kui nad millegisse keskenduvad. Nad võivad kuhugi varjuda. Lihtsalt kuskile, kus neil on mugav. Ja siis ta ei märkagi enam, mis kell on. Ja siis ta istub seal. Ja siis mina panen maja valvesse ja siis hakkab signaal üürgama ja see on nii jube, kui ta üürgama hakkab. Ja siis ma pean hakkama otsima, siis tuleb mulle sinna kiri, et sisse tungija, sest ta hakkas liikuma. Maja läks häiresse. Ja siis ma pean aru saama, kus see sisse tungija on, ma pean ta üles otsima.
seda kogemust ei taha ja sellepärast on vaja, et kõik uksed oleksid lukus, et keegi kuskil ei varjuks ööseks. Kas vahepeal on juhtunud, et keegi... Juhtus kõik esimesel õhtul, kui ma pidin vahevalvesse panema, see oli nii õudne. See oli jälle nii õudne, et mina panen maja valvesse ja see hakkab kohe üürgama, ta üürab luust ja lihast läbi. Ja vaatan jälle sisse tungi ja seal oli, kas see oli arv või mis ta sinna oma ekraanile andis, arvuti õpetuseks ole. Või oli seal kuu või oli kuu, midagi seal oli, ma sain aru. Ühesõnaga sain aru, ma pean oma kunstiklassi. Ja ma olin mul oli nii õudne, et ma ei saanud aru, kuidas ma sinna saan. Kuidas ma saan kunstiklassi, läbi inglise keele muidugi. See on minu tee, eks ole alati on. Läbi aga seal on nii palju uksi vaja lahti teha, nii palju uksi võist olla lukku panna. Taban ära, ei, no siit samast jooksin üles siis. Ja jõudsin siis sinna kunstiklassi. No seal üks poiss oli, kes pani oma asju, rahulikult pani oma kunsti asju kokku. Ta oli joonistanud, see oli näha, et ta oli joonistanud. Küsib, et oi, mina muidugi röögatasin. Ma midagi röögatasin, ma midagi kohe halvasti vist röögatasin. Ja ta ütles, oi, kas te tahate juba ära minna? Ma tahaks! Aga sina istud siin ja ma ei saa halvesse maja panna. Ja siis ta läks nagu tuul. Õnneks oli direktor samuti nagu minemas. Ja siis ootas mind ja viis mind kojus, ma olin täitsa šokis, aga see oli päris jube. Aga oota, nii, ma mõtlen, mitu direktorit on teie ajal olnud siin õpetamist? 2 on siin, Elmer ja siis Elmer ja Kiia, siis Ott. Kumb rohkem istub? Sellele ei saa vastata, väga erinevad inimesed ja väga mõlemad tegid kooli jaoks väga palju ja mõlemad arendasid kooli. Elmer ju lõi selle kooli ja Ott nagu hoidis edasi. Aga mis te teete siis seal? Oota, kaua te siis olete umbes õhtuni siin? Enne kui kooli no tööaeg on ütleme 9-ni. Aga teinekord tuleb olla natuke kauem. Aga teinekord nagu saab natukene varem, kui Uwe näiteks tantsib, siis tema jääb alati 10-ni, mina ei pea 10-ni olema. Ja siis paneb tema nagu valvesse selle asja kõik. Ja ta teab, siis see on tema rahvas, kes siin on. Et siis, nii on. Aga mis te siis sellele teete, kui te siin niisama istute? Mis ma siis teen? Ma teen sudokusid, ma teen ristsõnu. Ma lugesin hästi palju, eriti alguses ma käisin, olid ju võtmed kõik, ma käisin raamatukogus, võtsin raamatu, lugesin läbi, viisin tagasi. Siis käid maja peal, siis vaatad, et kõik uksed oleks kinni, siis vaatad, et kõik aknad oleks kinni. Ja see, ma ei oska, et ma siin midagi väga tarka teen. Täidate aega. Yeah. See on palju vaba aega, võiks võtta mingi hea hobi, siis saab kohe... Võiks kuduma hakata. Saab vaadata, kui pika teki saab suvega kootud või kooliaastaga kootud. Ja see oleks hea pärast näidata, et näed, kõigi nende Treffneri valvuritundide jooksul, mis ma valmis tegin. Sinna läheb seda kangas suht palju. Mis me veel räägime? Kas te kadunud asjadega ka tegelete? Kadunud asjadega? No nii palju kui võtmed on. Sest kõik nad tulevad ja ütlevad, et tal on midagi kadunud, ma tahan seda kadunud asjadega abivõtit ja nii ongi. Siis on huvitav see küsimus. Ma ei tea, kas siin on veel mingi huvitav lugu, mida rääkida meile? Ma ütlesin, et te võiksite küsida. Jah, et kas õpetajad midagi kahetsevad ka? Kas õpetajad midagi kahetsevad? Jah, nii. Ja ma olen seda päris pikalt mõelnud. Kahetsevad ikka. Kahetsevad ikka. Ja see on kuidagi niimoodi, et see läheb meelest ära. Aga siis läheb võib-olla 10-15 aastat mööda, see tuleb äkki kuskilt meelde. Ja sa mõtled, et issand, mida ma tegin. Ja minul on kogu aeg meeles. See juhtus nüüd 70-ndatel, see juhtus tegelikult isegi 80-ndatel.
mis oli kõik juba nagu, mõtlen praegu jah, et kõik hakkas nagu avanema, aga kool oli siiski ikkagi veel väga niisugune veneaegne koht. Noh, vormiriietus, seda kontrolliti. Seelikupikkused, juustepikkused, vahetusjalatsid, absoluutselt kõik käis nii nagu vaja. Kehalise õpetaja kontrollis poiste juuksepikkusi. Poisid pidi kehalise tund algab, kõik võtsid rivvi seljaga õpetaja poole, õpetaja avatas. Pikad juuksed, ei tohi olla. Siis saadeti juuksuri juurde ja no ühesõnaga trall käis. Ühesõnaga, mul oli üks poiss ja tema oli kasvatanud endale niisuguse saba, niisuguse peenikese saba ja seda ei tohtinud olla. Ja mina olin klassijuhataja ja mina sain pähe, see saba tuleb ära kaotada. Mina räägin talle, sa kaota oma saba ära. Mitte midagi. Ja see lõppes selle, kui olestest vähemalt pannuta endale kuskile jakki alla või midagi. See lõppes sellega, et ma võtsin käärid ja ma lõiksin selle ära. Ja ma mõtlen, et kui praegu niisugune asi juhtuks, mind antaks kohtu olla. Eks? Jah. Praegu siukseid asju ei tohi enam teha. Oi ei. Praegu on asjad palju kergemaks läinud. Ei no õpilastel on inimõigused on. Inimõigused on. Keegi ei tohi sulle öelda, et sul on liiga pikad juuksed. Mis on hea. See on, liigume õiges suunas. No jah, ei tohi liiga kaugele ka minna. Jah, peab selle piiri leidma. Ja. Mõistlik oleks. Mõistlik oleks. No praegu on ju, mis siin nüüd on, sõda ja kõike sellist. Ja, see on väga kole aeg selles mõttes. Okei, aga teeme paar küsimust veel, et enne kui me palusime teid intervjuule, siis te ütlesite, et missugused on lollid küsimused, et küsitakse lolli küsimusi. Küsitakse, mis su lemmikvärv on näiteks, või mis su lemmikmagusteet on või no mis asja see annab siis inimesest, eks ole? Ei, see meid väga ei huvita. No väga tore. Meil on see vaja ikka huvitavaid lugusid, mida rääkida. Aga siiski, mis on teie lemmikvärv? Noh, sinna rohelise poole kaldub. Need varjundid, mis seal ümberringi on. Ja lemmikmagusteet? Koolisööklas ikka käin? Vaat, kui ma olen, nüüd ma tunnen, et kui ma olen sealt käinud 96. aastast saadik, siis ma enam ei taha. Aga mida ma sealt käin ostmas, sest mul läheb kuskil kõht tühjaks kella 7-8 ajal siin, 7 ajal ütleme. Ja siis mul on 3 asja, kui on, siis ma neid alati ostan kaasa endale. See on pannkoogid või sõrnikud või kartulipankoogid. Need on need, mis ma siit ostan. No muidu koolitoit on... Ei, koolitoit on tip-top, midagi ole öelda. Aga viimane küsimus siis, et teil on ka kaamerad seal? Mitte kaamerad, vaid monitorid ikka. No jah, aga teie näete, mis toimub, et mis siis juhtub, kui keegi millegagi vahele jääb? Kui te tohite vastata sellele, kui tohi, siis... No, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Ei ole juhtunud midagi. Ja, no, kõike on juhtunud. Aga ma arvan, et iga olukord on nagu erinev jälle. Et paljud asjad on ka nii, et midagi ei juhtu. Et juhtub, aga samas ei juhtu midagi. See paneb mõtlema ka natukene. Aga teid nähakse. Puhkeruumis. Teid nähakse. Võttis tõsiseks. Võttis tõsiseks. Meid nähakse. Ja. Hoidke silmad kõrval. Ja. Peitke ära ennast kuskile diivanite taha. Ja. Aga selle hirmutava lausega ma arvan, et meil ei ole midagi rohkemat. Et suur aitäh, et... Te mind ei hirmuta millegiga. Et suur aitäh, et tulite siia meil intervjuud andma. Suur aitäh veel kord intervjuu eest. Me soovime teid näha uuesti järgmisel nädalal meie podcastis. Kõiki kuulajaid, võib-olla ka intervjueeritavat, kes hakkab meie podcasti nüüd siis kuulama. Muidugi follow meid Instagramis @puhkekajutud, saate anda natukenegi tagasisidet, subscribe'ige meil YouTube'is, et ei jääks ühestki osast ilma ning follow meid Spotify's ja Apple podcastis. Kohtume teiega juba järgmises episoodis. Nägemist!
tšau . tšau . tšau .